Tere tulemast kuulama ja vaatama podcasti Hingecast. Selles podcastis räägime me elulistel teemadel hingelises võtmes. Mina olen Elisabeth Tischler, head kuulamist. Kätte on jõudnud minu podcasti 6. osa juba. Mul oli vahepeal siin sünnipäev, väga palju tähistamist, avardumist on olnud, et eks ikka kui kuidagi uus eluaasta majja tuleb, siis kuidagi mõtled järgi kõikidele asjadele, mis on olnud ja kuidas eelnevatel aastatel on olnud ja selline mõnus sisekaemus ja eneseanalüüsimine toimub mul tavaliselt sellel perioodil. Ja täna mul on nagu mitu teemat, millest ma tahaksin rääkida. Üks teema puudutab enesearmastust ja eneseaktsepteerimist. Ja kui ma kuidagi mõtlesin sellele teemale, siis ma sain aru, et sellest teemast on võimatu rääkida, või kuidagi niimoodi, et see teema kajastub nagu nii-öelda sellise ämblikuvõrguna nagu kõikides meie elu aspektides, et juba 4. osas, kui me rahast rääkisime, siis tuli väga palju välja, et see, kui palju raha sa vahepeal oma ellu lubad, oleneb sellest, et kui palju sa ennast väärtustad ja kui palju sa väärtustad seda, mida sa teed ja enda oskusi ja võib-olla enda õpitut. Ja ma ju mingis aspektis rääkisin sellest ka paarisuhete podcastis, sest et ma olen mitu korda öelnud seda lauset, et sa ei saa olla õnnelikus suhtes, kui sa ei ole õnnelikus suhtes iseendaga. Et me kipume valima ju partnerit ka selle järgi, et kui meil on kuskil mingi auk, mis vajab täitmist, et siis see on selline nagu põhjatu kaev, mida partner ei saa mitte kunagi täita, et me väga palju nagu nõuame oma partneritelt seda, et nad meie tassi täidaks. Ja vahepeal on ka niimoodi, et kui sulle satub ellu see kuidagimoodi see nagu ideaalne partner, siis kui sa ei armasta ennast, kui sa ei väärtusta ennast, kui sa ei hinda ennast, kui sa ei ole enesekindel, siis sa lihtsalt nagu lõhud ära selle suhte või rikud ära selle ilusa, mis sulle võib-olla elu saatis. Ja see ongi nagu see, et miks on nii oluline see suhe iseendaga ja see ongi see, kuidas see partner meile seda peegeldab, on ju. Et suhe endaga mõjutab ju nagu kõike, see mõjutab seda, kuidas ma maailma näen, kuidas ma ennast maailmas näen. Et üks teema, millest ma mõtlesin rääkida, oli natuke selline kontakt eluga või universumiga või whatever you wanna call it, on ju. Et suuresti on ju tegelikult niimoodi, et maailmas on kõik asjad olemas. Maailmas on raha, maailmas on, ma ei tea, mingid ägedad töökohad, maailmas on palju imesid, maailmas on palju, ma ei tea, kingitusi, on ju, et maailmal on nagu kõik olemas, mida sa võiksid nagu soovida või tahta. Ja see maailm ei ole ju meie jaoks erinev, vaid see, kuidas meie maailma näeme, on erinev. Et kui minu elus ei ole sama palju imesi, kui võib-olla mu sõbrannal on, siis asi ei ole ju selles, et sõbrannal on teistsugune elu või temal on teistsugune nagu maailm. Ei, see on see, kuidas tema näeb seda ja nagu läbi meie silmade muutubki ju maailm samamoodi ja see on see, miks kui me oma sisemaailmas midagi muudame, võtame ennast rohkem vastu, armastame ennast rohkem, hakkame nägema seda, mida elul meile päriselt pakkuda on, mitte me ei keskendu nagu negatiivsetele asjadele, mida elust kogu aeg otsida ja kus tähti närida, siis ka meie saame ju kõik need sellised kingitused elult vastu võtta. Ja ma arvan, et see ongi nagu väga seotud meie sisemaailmaga. Ja seal ka kindlasti tuleb ju lapsepõlv mängu, et kas meid kiideti, kui me olime tublid, et kas kui sa koolis 5 said, et kus sulle öeldi hästi või pragati ainult siis, kui sa seal 4 või 3 koju tõid, on ju. Või et kuidas nagu su vanemad suhtusid sinusse, kui sa mingeid asju tegid, kas sind kiideti, sest sellest nagu lõpuks kujuneb meie enda sisekõne välja, et kas sulle öeldi, et sa oled ilus, sa oled väärtuslik, sa oled hea või kuidagi maailm peegeldas sulle kogu aeg, et sa ei ole väärt või et sinu panuseid ei võeta tõsiselt või et oled sa üldse nähtav kuidagi. Aga lõppude lõpuks ärevus ja depressioon ju samamoodi, et mida ma mäletan sellest ajast, kui ma olin depressioonis, siis ma vihkasin seda, kuidas ma välja näen. Ma arvasin, et ma olen väärtusetu, ma arvasin, ma olen rumal, ma arvasin, ma olen loll, ma arvasin, mind ei ole vaja kellelegi. Ma arvasin, et mis ma veel uskusin, et oli nagu mingi häbitunded, süütunded, nagu ma kuidagi nagu
hävitasin end pidevalt või kuidagi üritasin end nagu ära peita, et see, kes ma olen, see ei ole nagu piisav, on ju. Ja mida sa arvad, et maailm sulle siis peegeldama hakkab? Kui sa käid ringi ja kuidagi võib-olla nurud isegi inimestelt kuidagi, et sa nurud seda nagu välist heakskiitu, et mis sa siis arvad, et see ei, noh, et jaa, me saame ühe piirini end võib-olla väljastpoolt täita, aga see ei täida meid lõpuks seest, et ma räägin, see on selline nagu must auk, kuhu hakkab see energia voolama, et lihtsalt maailm peegeldab meile seda, mis me seest oleme. Et noh, ühelt poolt on see väline tõestamisvajadus või väljastpoolt selle kinnituse saamine, see võib-olla mingi piirini aitab meid elus edasi, sest meil on selline eesmärk, mille poole püüelda, et nähke mind ja pange mind tähele ja kuulge mind, on ju. Noh, kui palju on neid inimesi, kes on võib-olla jõudnud tippu ja siis nad on nagu tühi kott ja saavad aru, et okei, nagu midagi väga suurt läks nagu tee peal kaduma. Et ma ei tunne, et me nagu ajame taga mingeid asju, mis me arvame, et meid nagu täidaks ja siis kui me sinna jõuame, siis me saame aru, et see polnudki see, mida ma tegelikult taga ajan. Et seal tuleb juba vahe sisse näiteks see, et kas ma teen asju, kas ma näiteks lähen kooli, õpin juurde mingeid uusi asju, sellepärast, et ma tunnen, et ma ei ole piisav, minu teadmised ei ole piisavad, või ma lähen kooli sellepärast, et ma armastan ennast nii palju, et ma tahan saada veel targemaks, veel ägedamaks, ma tahan neid teadmisi, et kas ma teen seda nagu enese piitsutamisest või sellest kohast, kus ma ei ole piisav, või sellest kohast, kus ma olen piisav ja ma lihtsalt tahan end täiendada ja veel enam maailmale pakkuda läbi võib-olla nende õpingute, mis ma õpin, on ju. Või ennast kuidagi realiseerida läbi selle. Et ma olin väga pikalt oma elus kadunud, ei teadnud, kes ma olen, ei teadnud, mida ma siia tegema tulin, ei teadnud, miks see kõik on ja üks asi, mida ma vahepeal olen öelnud inimestele on see, et kui sa ei tea, mida sa teha tahad, siis tavaliselt see, mida sa lõpuks tegema hakkad, on mingi asi, mis sind nagu närvi ajas. Näiteks mida ajasid inimesed ilgelt närvi. Nii närvi ajasid inimesed, sest ma ei saanud nendest aru, ma ei saanud aru, kuidas ühel inimesel on selline moraalitunnetus ja teisel on teine ja kuidas see ikkagi nagu, et kuidas võivad nagu inimeste isiklikud südametunnistused nii erinevad olla, et kuidas ühe jaoks on normaalne käituda nii ja teise jaoks ei ole ja kuidas ma satun mingitesse seltskondadesse või kuidas ma tõmban mingeid asju ligi, et kuidagi see oli nagu minu müsteerium, mis mind ajas närvi ja siis ma hakkasin tegema kõike, teada saada, miks inimesed on sellised, nagu nad on. Et see, mis mind närvi ajas nende puhul, nüüd ma näen, okei, that's why, et sa nagu, ma arvan, et me hakkame tegema midagi, millele me nagu vastuseid ise otsime või kui me üritame midagi tasakaalustada või noh, mis sa arvad, et inimene, kes kohtus võitleb, nagu ma ei tea, on jurist näiteks on ju, ja kohtus võitleb teiste eest, et kelle õigust ta tegelikult taga nõuab või võib-olla tema elus oli midagi nii ebaausat, et ta lõpuks tahab teisi aidata nendes olukordades on ju, või noh, et kõik on lõpuks isekas, et me valime ka sellised ametikohad tavaliselt enda võib-olla või näiteks, ma ei tea, mõnda ettevõtjat ajab jubedalt närvi see, et miks asju ei saa lihtsustada, siis ta läheb ja lihtsustab ära need asjad, on ju. No ma rämblin võib-olla natuke ja lähen teemast kõrvale, aga see peamine asi on see, et kui me ei tea, mida me teha tahame ka, siis ma arvan, et see on samamoodi seotud sellega, et me ei tea, kes me oleme. Sest et 4. osas rääkisime sellest ka, et see on nagu minu, ma ei tea, hinge realiseerimine või minu mingisuguse elu jooksul kogetud oskuste ja ma ei tea, kogemuste või kuidagi nagu ongi enese realiseerimine, enese hinge realiseerimine, see, mida ma teen, võiks ju pakkuda mulle nii palju mingit rõõmu või lõbu, aga me ei saa leida seda miskit, kui me ei tea, kes me oleme. Ma ei tea, miks, aga mul täna eile õhtul juba tuli selline tunne, et ma tahaks rääkida natukene alkoholist. Ja ma ei ole seda nagu oma peast välja saanud, et natukene sellest rääkida. Kuidas see selle teemaga kokku läheb, on võib-olla see, et see on nagu alkohol, narkootikumid, ma ei tea, nikotiin, see kõik on tubakas, see on samamoodi, me täidame mingisugust musta auku. Need tavaliselt on meile ressursid, kui on peres, ma ei tea, põlvkondi järjest on, ma ei tea, mehed olnud alkohoolikud, on ju, siis see on
See on olnud meie suguvõsadele viis ellu jääda, viis toime tulla raskustega ja no Eesti kultuuris, kui palju tegelikult kaitstakse seda joomist ja et kuidas see on nagu normaalne peo osa või õhtu osa või koosviibimiste osa. Ma tean, et see osa võib olla veits trigerdav ja just see teema. Meil on aastakümneid meeldinud oma probleeme sinna alkoholi alla summutada ja enda neid sisemisi hääli sinna vaigistada. Ja võib-olla lihtsalt miks ma selle teema tahan sisse tuua on see, et kui sa tunned, et sa ei saa minna kuskile koosviibimisele nii, et sa oled terve õhtu kaine, siis sul ilmselt on probleem. Ja nüüd, kui sa selle peale trigerdusid, siis sul on päriselt probleem. It was a test. Et tegelikult ma ei istu siin ja ei räägi, et mis on õige, mis on vale, kuidas peaks elama või kuidas ei pea elama, aga ma arvan, et oluline on olla teadlik, et mina pikalt ei saanud aru, et mu alkoholi tarbimine on probleem. Sest et see oli normaalne, et seltskonnas sa jood, et sa võtad mingid kokteilid, noorest peast, nagu see oligi nagu, ma ei tea, see oli võib-olla osa noorusest ka mingil määral on ja see pidutsemine. Aga ma vist sain aru, et see oli probleem ühel hetkel, kui ma enam ei vajanud alkoholi. Ja siis ma hakkasin analüüsima selle peale, kui palju ma oma elus olen oma tundeid matnud tegelikult alkoholi alla, kuidas ma ei suutnud öelda ei või ei suutnud või lasin end ära rääkida, kui ma tegelikult ei tahtnud või ei suutnud nagu endale kindlaks jääda. Ja minu meelest on väga palju välja vabandamist ka, et kui kuskil oled ja siis ei, ma muidu üldse ei joo, aga täna. Come on. Et miks sa siis välja pead vabandama selle, kui sa muidu üldse ei joo, et siis sa ei tunneks vajadust, kui sa arvaksid, et see ei ole probleem, siis sa ei tunneks vajadust üldse siin nagu selgitada mulle, miks sa täna jood. Aga et võib-olla lihtsalt, et see ongi asi ei ole selles, et kuidas elada õigesti, vaid asi on selles, et märgata, miks sind kutsub sinna pudeli poole, miks sa ei suuda võib-olla üritustel olla kaine, kui sa soovisid kaine olla. Et ma arvan, et mulle tundub, et me ei räägi sellest piisavalt, et me oleme nagu selle alkoholi nii ära normaliseerinud, et see ongi normaalne, et inimesed joovad ennast nagu mingisuguseks kännuämblikuks, on ju. Ja ka see, kui sa jood ennast nagu täiesti mällerisse, on ju, see ei ole tegelikult okei. Et ma ei tea, kas me olemegi nagu nii ära normaliseerinud sellega, see ei ole tegelikult okei. Jällegi ma ei ütle, mida sa peaksid või ei peaks tegema, aga lihtsalt küsi endalt, et kui sul on see nagu probleem, et võib-olla lihtsalt küsi endalt, miks. Okei, ma hästi natukene avan enda teemat ka, et nagu ma mainisin, siis ma tõesti ütlen, et nooruses mul oli sellega probleeme. Tagantjärgi mõeldes muidugi ka siis ma midagi aru ei saanud. Aga jah, ma võib-olla minu peres oli ka alkohoolikuid. See oli ka minu jaoks kuidagi normaalsus. Ja kui ma teismeliseks sain, siis tulidki peod ja ma isegi läksin... Isegi töötasin baaris mingi periood. Ma arvan, kõik inimesed, kes baaris on töötanud, teavad, kui keeruline on seal lihtsalt olla kaine nende purjus inimeste seas. Kuni ma ühel hetkel, nüüd mõned aastad tagasi sain aru, et mul on suguvõsas olnud vanaisa, kellel oli viinavabrik. Ja siis ma olin küll nagu mingi, loogiline, väga loogiline, et ma nagu eesotsas siin inimestele jätkuvalt viina pakun, on ju. Et mis nagu, vaata see ongi, et me ka teeme seda, mida me oleme harjunud tegema, mida me oleme näinud, et tehti, mis ongi normaalsus, et kui sa kasvad üles ja su vanemad nagu pidu panid, siis see on normaalne sinu jaoks, et üleliigne alkoholi tarbimine on normaliseeritud. Et ma lihtsalt võib-olla nagu, ma ei tea, miks see täna on mul oluline rääkida, aga ma tunnen, et see on oluline lihtsalt ära mainida, et me tegelikult ei teadvusta, kus on tervislik piir alkoholi joomisel. Et me kultuurina, ühiskonnana, eestlastena oleme harjunud seda väga palju, ma ei tea, üle romantiseerima või ma ei tea ausalt. Et kui normaalsus on, kui tegelikult, eks igalühele jääb enda otsustada, ma lihtsalt toon sulle sellise ideed, mis siis, et kas sa oled mõelnud selle peale, et võib-olla sa vaigistad sellega oma mõtteid,
mille eest sa tegelikult põgened, miks sa tunned, et sa ei kuulu, kui sa, ma ei tea, seltskonnas ütled ei, kas sa suudad oma piiridele kindlaks jääda, see on ju kõik, et noh, ma jõudsin kuidagi siia, sest see on ka osa suhtest iseendaga, kas ma austan oma piire ja võib-olla siis lahkun ka seltskondadest, kus inimestel on teistsugused kombed, kus inimesed hindavad teisi asju, et noh, lõpuks tekib ka see punkt, et ma saan aru, et kui meil on seltskonnad, kus me võib-olla oleme eluaeg olnud ja seal on kombeks juua ja sina ühel hetkel ei joo, et siis sa nagu ei kuulu, on ju. Noh, see ju mõjutab palju rohkem kui lihtsalt seda, kas sa jood või mitte, see mõjutabki seda, et kas sa kuulud sinna seltskonda, kas sa sobitud, kas sul on koht seal nende seas, et kui sina seal kainena istud või vaadatakse sulle viltu, et kuuled, et mis sa siin nagu passid, et miks sul midagi käes ei ole, on ju. Mulle tundub, et see on ajaga läinud väga palju normaalsemaks ja noh, mina vähemalt näen seda järjest vähem, aga noh, võib-olla ma enam ei ole sellistes seltskondades ka, et ikkagi on muutunud, mina mingid teed ja kakaod joomas sõpradega. Ei, aga ma ei ütle, et ma olen mingisugune pühak, et ma elan samamoodi elu ja valin vahepeal juua, kui tuju tuleb. Aga see asi võib-olla üleüldse selle kogu podcasti point ei ole see, et ma ütlen, kuidas peab elama, vaid selle point on lihtsalt teadlik olemine. Et kui ma olen suhtes ja võib-olla, nagu ma paari suhte osas rääkisin, et kui ma olen suhtes ja olen oma mehe üle kontrolliv ja ma seda ei teadvusta, et see point on lihtsalt teadvustada. Et oma käitumismustreid, enda suguvõsa mustreid, mis meil võib kuskilt kaasa tulla, et märgata, et ahaa, et okei, et võib-olla nagu kõik mehed mu suguvõsas olid joodikud, et huvitav, miks ma selliseid mehi valin, on ju. Või et kui mul seal mingi vanaisa oli mingi viinavabriku juht, et nagu ilmselgelt ma olen ikkagi suguvõsale lojaalne ja pistan ka nagu selle, et lähen sama teed, on ju, mingil määral. Et lihtsalt see point on teadlikkus, see point ei ole see, et sa pead nüüd lõpetama kõik oma tegevused ja ma ei tea, suhtest lahku minema ja partneri maha jätma ja no võib-olla, kui ta tõesti on toksik, siis sa võiksid ta maha jätta, eks. Ise tead, aga ma ütlesin vist ühes podcastis siukse lause ka, et kui sa oled nagu et ma ise hakkasin mõtlema, et ma vist ei täpsustanud piisavalt, et ma ütlesin siukse lause, et kui sa oled sitas suhtes, siis sa oled ilmselt sitas suhtes iseendaga. Ja mida ma selle all mõtlen on ka see, et kui sul oleks endaga suhe korras, kui sa armastaksid ennast, austaksid ennast, kui sa oleksid paika pannud oma piirid, kas sa siis laseksid kellelgi ennast sitasti kohelda? Ja see on see, mida ma selle all mõtlesin, et kui ma ei austa iseennast, siis ma ei tea, millised on minu piirid. See tähendab seda, et ma lasen inimestele endast üle sõita nii nagu, ma ei tea, nemad heaks arvavad ja pärast jään siukseks väikseks tossikeseks, kellele liiga tehti, on ju. Aga see ei ole see, et mulle liiga tehti, vaid see on see, et mina ei vastutan selle eest, et minul oleks piisavalt tugevad piirid, millest ma ei lase inimestel üle astuda. No eks see piiride tunnetamine, see tuleb ju ka kogemuse ja eluga, et ma arvan, et väga paljud naised, kes on tulnud välja toksilistest suhetest, et nende see lause on olnud, et mul sai villand. Ja noh, ja siis on see, et sul käib endal see mingi plõkk sees ja nüüd ma mitte kunagi ei luba mitte kellelgi endaga enam nii käituda. Ma astun välja õigel hetkel, ma ei jää sinna liiga kauaks, ma ei jää sinna mingi ma ei tea, tundma mingi kahju selle inimese üle, kes nii käitus, et oi, tal on mingid, ma ei tea, isa jõi või ema peksis teda, on ju, et tunned veel kahju ka selle inimese üle, et neil tavaliselt ju on, neil on kahju tegelikult nendest inimestest, kellega nad koos on, kes seal vägivaldsed on ju. Et see ongi see, et see nagu mõõt peab täis saama, et võib-olla vahepeal meil ongi vaja neid negatiivseid kogemusi, et meie mõõt saaks täis, et see kõik tuleb ju näitama meile midagi iseenda kohta. Et mida sa saad sellest olukorrast õppida, et kui keegi sinuga nagu halvasti käitub, et kas see oli see, et mis oli sinus sellist, et sa lubasid endaga niimoodi käituda. Et ma räägin, et meil ei ole maailmas nagu, tema oli paha. Ei ole, sest et sina millegi pärast tõmbasid ligi sellise inimese, mis oli sinu sees sellist, mis teda ligi tõmbas, miks sul oli seda kogemust vaja. Noh, võib-olla tulevadki vahepeal mingid täiesti imelikud kogemused ongi selleks, et näidata meile midagi, mida me tahame või midagi, mida me ei taha. Et tihti need kogemused, mis on eriti nõmedad ja vastikud, tulevadki näitama meile seda, et minul enda sees ma saaksin selgemaks, mida ma tahan tegelikult. Et ma olen omal nahal ka kogenud seda, kus mind on nagu nii halvasti koheldud, et lõpuks pidigi, saad aru, sul saab siiamaani, et sa oled lõpuks aitab ja never again,
never ever again ma ei luba mitte kellelgi ennast enam nii kohelda või ma olen väärt paremat. Ja siis sa hakkadki mõtlema, et kas ma väärtustan ennast nii vähe, et keegi julgeb mulle öelda selliseid asju ilma, ma ei tea, tagajärgi kartmata, et need on ju sellised ja need ei ole nagu alahindame seda mõttelist piiri, et see on energeetiline. Noh, sorry, on energeetiline, noh, et kui mina olen, et see võib-olla alati ei ole sõnaline, tihti ka on, et kui keegi, et sa saad ju sõnaga panna paika, et kuule, mulle nii ei sobi, ära mulle enam nii ütle näiteks, on ju. Et see on sõnaline, aga ma arvan, et kui meil on väga tugevad piirid, siis seda on ka energiast tunda, siis keegi ei tule mind torkima, kui ma olen nagu piisavalt enesekindel, piisavalt nagu tough guy, on ju. Et mina tunnen väga, et ma alles viimastel aastatel olen aru saanud rohkem seda enesevastutust, et ma oleme harjunud süüdistama. Ja kui sa hakkad pilgu pöörama enesesse absoluutselt kõiges, mis juhtub, issand kui äge, mu sõbranna üks ütles mulle, et tead mis, midagi ta siis teha ei tahtnud. Ühesõnaga, ma ei mäleta, mis see olukord täpselt oli, aga see oli midagi sellist, et ütles, et ma mäletan, et mina olin talle öelnud siis lause, et kui sind midagi kellegi teise puhul närvi ajab, siis sa pead vaatama, mis koht sinus endas nagu trigerdub. Et miks see sind teise inimese puhul närvi ajab, et kas see sama asi ajab sind tegelikult enda puhul ka närvi, et sind ennast ajab närvi, kui sa seda teed, aga sa endale seda ei tunnista. Ja siis ta ütles, et see oli siuke humbling moment, kui ta sai aru, et teda ajas närvi inimene, kes oli tegusam kui tema. Et teda ajas nii närvi, et ta nagu kogu aeg nii tegus oli ja kõik asjad õigeks ajaks ära tegi ja siis ta saigi aru, et täitsa lõpet, aga ma ei suuda seda teha ja ta ajab mind sellepärast närvi, et ta peegeldab mulle seda sama. Et see ongi see, kuidas sa otsustad elu näha, et kas kõik teised on halvad ja lõikan kõik teised elust välja või äkki on minu suhtumises probleem või selles, kuidas mina ei tea, või äkki on asi minus. Lõppude lõpuks on kõik kogemus ja ei ole õiget ega valet. Ei ole see, et kui ma siin räägin, et mingi asi võib tuleneda sellest, siis ei tähenda, et see peaks nüüd nagu kõike muutma, vaid see point ongi olla teadlik. Sest mida teadlikumad me oleme, seda rohkem me saame teha päris valikuid. Me juhime oma elu igal juhul. Küsimus on selles, kas sa juhid seda teadlikult või mitteteadlikult. Isegi kui sa juhid seda mitteteadlikult, siis see tähendab, et ilmselt on see, mis su elu juhib, kõik need programmid, mingid alateadlikud negatiivsed uskumused, mingid suguvõsa mustrid, et kui me ei ole teadlik mingitest asjadest, miks me neid asju teame, et siis lihtsalt ongi, et me oleme kellegi teise käpiknukud, oleme oma suguvõsa lugude mingisugused lihtsalt kordajad või ongi, et kui ma ei oleks aru saanud, et ma seisan seal baaris ja jagan viina nagu sellepärast, et mul mingi vanaisa jäi ellu tänu sellele, et tal oli see ettevõte, kus ta nagu, see tõi talle nagu raha nagu leiva lauale, siis ma arvasin, et mulle peab ka leiva lauale tooma, sest nii ma olen lojaalne ja nii on olnud ja see ongi normaalne, nagu niimoodi on ellu jäänud nagu generatsioonid, et see meil nagu kaob mingi info ära, et sealt tagant tulles see info mingil hetkel nagu läheb hägusemaks ja me teemegi mingeid asju aru saamata, miks ma seda teen. Et tegelikult ma ju üldse, vaata millega ma praegu tegelen, et see on ju täiesti nagu öö ja päev. Et võib-olla ongi, et ka inimesed, kes võib-olla teevad tööd, mis neile ei meeldi, miks sa seda tegelikult teed, kellele sa tegelikult oled lojaalne, keda sa teenid, millist lugu sa teenid, kas sa teed neid asju üldse enda jaoks, et see on huvitav, et tegelikult nagu naljakas mõelda on ju, et me arvame kogu aeg, et me teeme asju enda jaoks ja siis, kui sa päriselt sinna kupli alla vaatad sinna alateadvusesse, siis sa oled nagu mitte midagi me ei tee enda jaoks, see on illusioon, et me üldse midagi enda jaoks teeme. Et alati see kuskilt tuleb ja see on normaalne ka mingil määral, aga võib-olla just see, et mida rohkem me oleme ühenduses endaga ja kuulame iseennast ja oleme nagu heastes suhetes iseendaga, siis seda rohkem me saame teha seda võib-olla, mida me tulime siia tegema, kui sulle meeldib mõelda, et sul on mingisugune elu eesmärk siin või kui sa tahad ühe hea elu maha elada. Et üks asi, mis on tõesti nii äge olnud, on see, kuidas mulle naised tulevad, räägivad, et issand, et see paarisuhete osa oli nii äge, et ma tõesti ei saanud aru, et ma tõesti üritan oma partnerit kontrollida või ei usalda piisavalt või kui keegi mulle nagu seda tuleb ütlema, see on nagu kõige ägedam asi üldse, et keegi avas natuke oma silmi nagu enda käitumise koha pealt
Et kui me kõik oleksime natukene rohkem mindful, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda, siis nagu maailm muutubki paremaks kohaks, on ju. Ja neid probleeme on meil ka elus vähem. Ja kui me siin natukene suhteid jälle puudutasime, siis üks üliäge asi, mida ma avastasin. Suhtes kompromissid. Mida tähendab sinu arust sõna kompromiss? Annan sulle hetke mõelda. Mina olen seda küsimust nüüd küsinud umbes 4-5 inimeselt ja enamus inimeste vastus on see, et sa tuled vastu, et sa põhimõtteliselt nagu enda soovi paned kõrvale ja tuled nagu partnerile vastu, on ju. Mina tõmbasin välja EKI, oli vist EKI, ühesõnaga mina guugeldasin. Kompromiss tähendab, kompromiss on vastastikuse järeleandmisega kokkulepe. Mis siis tähendab seda, et me mõlemad anname järele ja valime hoopis kolmanda. Ja miks see mulle nii hinge läks? Oli see, et mul on selline tunne, et kui me ei mõista suhtes sõna kompromiss ja kui me rääkisime enne enese piiridest, siis kui me oleme näinud, kui minu jaoks kompromiss on see, et ma annan järele selles, mida mina tahan ja ma valin selle, mida partner tahab, tulen nii-öelda vastu, siis tegelikult me hakkame alateadlikult oma partnereid põlastama. Me hakkame alateadlikult neid kaugemale lükkama endast, sest et mina pidin ohverdama enda soovid selleks, et sina saaksid enda soovid, on ju. Ja siis kohe süüdistus. Kuigi mis tegelikult oli see, et mina ei jäänud endale kindlaks, mina lasin sinu vajadusel olla üle enda vajaduse ja nüüd ma vihkan sind selle pärast, et sina, ma ei tea, panid mind seda tegema. Tegelikult ei ole ju. Et kui mul käis see täiesti plõks ära, ma nagu issand jumal, ma olen kompromissi nagu valesti vaadelnud. Et aga kui me mõlemad leiame mingi ühise kolmanda versiooni, mis meile võib-olla nagu paremini sobib või mingi variandi, kus me kumbki ei peaks otseselt midagi ohverdama selle jaoks, siis mul ei saa tekkida siis seal on mõlemapoolne vastutus ja mul ei saa tekkida mitte mingit viha või negatiivset meelestatust oma partneri suhtes, on ju. Et siuke äge asi, mida ma avastasin ja mida ma ka olen tahtnud jagada. Kunagi jõudsin ühe huvitava mõtteni, kuidas, et kui näiteks ma lähen homme trenni ja täna õhtul lähen magama, siis ma pakin endale trennikotti järgmiseks päevaks ära või näiteks, ütleme, toiduprepid samamoodi on ju. Näiteks, et ma teen endale täna 3 karpi valmis, et järgmistel päevadel lõunadel mul oleks söök võtta, on ju. Ja mina avastasin, et see on selline nagu ise endale heateo tegemine, et see on nagu vorm iseenda eest hoolitseda, et ma teen midagi iseenda jaoks, et homme, kui ma ärkan, siis ma võtan selle trennikoti ja lähen otse trenni, mingisugune food prep ka, see toidukarp ka kaasas, on ju. Et tänane Elisabeth teeb heateo homsele Elisabethile. Ja mõtle see tunne, et see on nagu, et ma panen ise ennast tundma hoituna ja keegi hoiab ja hoolitseb mu eest ja pani mulle selle trennikoti valmis ja pani mulle mingi batoonikese ka sinna kaasa, on ju. Et need kõik väiksed teod, mida me ise enda jaoks teeme, on enesearmastus. Olgu see siis trennis käimine, et ma hoolitsen ise enda eest. Olgu see endale toidu ette tegemine, et ma hoolitsen, et homsel Elisabethil oleks kerge. Ma teen täna midagi selle jaoks, et homsel Elisabethil oleks mõnus, tore, hea, on ju. Et kui palju, küsitle natuke, kui palju sina teed ise enda jaoks heategusid ja kui sa ei tee, küsi miks sa ei hooli endast piisavalt, et endale teha midagi ilusat. Et see sama ju ongi, ma ei tea, kas või trennis käimine, vormi hoidmine või kas või raha kõrvale panemine samamoodi, et ma hoolitsen, et tuleviku minal oleks hea, on ju, et meie, kui me räägime naistest, siis minu naiselikkus saab vohada siis, kui minu mehelikkus teeb samme selleks, et täita minu unistusi. Ehk siis, et see on ka nagu üks vale arusaam, et kui mul tuju peale tuleb, et siis enda eest hoolitsemine on see, et ma täna ei tee, mul täna ei ole tunnet selle jaoks. Ei, vastupidi.
see, et ma täna selle ära teen, on see, et kui mul on mingid kohustused, siis ma vastutan selle eest, et ma täidan need kohustused, et ma saaks homme selle pärast end hästi tunda. Mitte see, et ma jätan enda asjad tegemata, jätan oma to-do listi pooleli. Et see ei ole enese armastus, see ei ole enese eest hoolt kandmine, et ma valin sellise lihtsa naudingu, lühiajalise naudingu, pikaajalise naudingu asemel. Et ma valin selle, et mul praegu on hea, sest ma praegu ei viitsi teha, aga homme, no vot, homme on jama, homme päev, ma ei tea, trennis vahel on ju, või jäi see to-do list tegemata ja homme on 3 korda rohkem asju, mida teha. Kuidas see enesearmastus on? Ei ole. Et enesele, et kui ma üritan natukene lahti selgitada, mis võib-olla minu jaoks on enesearmastus või mis mina arvan, et on enesearmastus, enese eest hoolitsemine. Et see võib-olla ongi kõik, et see on sõprussuhted, mis sul on, ma ei suhtle inimestega, kes on mulle toksilised, ma ei suhtle inimestega, kes must taga räägivad, ma ei suhtle inimestega, kellel ei ole samasugused väärtushinnangud nagu minul. Ma ei seisa ruumis, kus ma ei taha olla, sellepärast, et ma olen sunnitud siin olema, sest ma olen harjunud terve elu siin olema. Ei. Kui te mind ei näe, kui te mind ei oska hinnata, siis ma lahkun ja see on enesearmastus. Et see ongi selline tasakaal, et ühelt poolt, et ma hoolitsen enda tervise eest, lähen trenni, jaa, trennis on raske võib-olla, aga homme, no olen 3 korda tugevam, if it works like that, aga et kui me ootame, et meie partnerid kohtleksid meid teatud moodi, et siis me peame ennast samamoodi ju kohtlema, et me ootame, et meie partnerid meid ju ka hästi kohtleksid ja meie jaoks asju teeksid, siis me peame samamoodi iseenda jaoks pidevalt asju tegema. Distsipliin on väga-väga suur koht, kus me saame enda jaoks midagi ära teha, aga jällegi see distsipliin ei tohi olla üleliia, et ma juba piitsutan ennast selle distsipliiniga. Niimoodi, et see ei ole mulle pikas perspektiivis tegelikult kasulik, vaid ma hävitan ennast selle liigse distsipliiniga ja ma jällegi ei anna endale puhkuseks aega või ma ei anna endale ruumi, et muud elu elada selle distsiplineeritud, ma ei tea, eluviisi kõrvalt. Et see ongi tasakaal ja ühelt poolt, mis toimib sulle, ongi sulle õige, aga just küsida, et kas praegu näiteks selle distsipliini, et ma seda teen, et kui ma lähen mingi 5 tunni une pealt trenni, on ju, et see on kokkuvõttes mulle kahjulikum kui see, et ma läheksin 8 tunni une pealt või 7 tunni une pealt trenni, on ju. Eks see on iga ühe enda, muidugi, et siis tuleb küsimus, miks ma endale nii tegin, et miks ma nii hilja magama läksin, on ju. Et kuidagi ühesõnaga, see ongi nagu igal inimesel enda tasakaalustada, mis on enda jaoks see miski, olgu need siis võib-olla ka need armastuse keeled, on ju, et olgu see siis iseendaga veedetud aeg, vaikuses, olgu see, et ma võtan aega mingite tegevuste jaoks, mida mulle meeldib teha, ma ei tea, joonistada, tantsida, whatever, mis hobid sul on ju, mingite hobidega tegeleda. Võtan, ma ei tea, kätte midagi, mida pole ammu teinud, aga mida ma kunagi näiteks armastasin, leida nagu aega enda jaoks, samal ajal kingitused, teha endale kingitusi, vahepeal poputada end. Või ongi need acts of service, et ma teen enda jaoks midagi, et mul oleks homme hea. Et minu üks love language'itest on küll see, et ma iseenda, et kui ma tunnen, et kõige paremini, kui ma iseenda jaoks teen mingeid tegusid. Ja see on ka nii huvitav, kuidas need asjad kõik tulevad lapsepõlvest, et kui sulle tehtud võib-olla kingitusi, siis nüüd sa tahad kingitusi või kui sulle just tehti kingitusi, siis sa on nagu, tihti on see nagu see, mis sul lapsepõlves puudu oli, et kui näiteks kellel on nagu füüsiline puudutus, et siis võib-olla sind lapsena ei kallistatud nagu nii, nagu sa tahtsid ja nüüd sa nagu kuidagi partnerilt ootad seda, et see lõpuks ongi ja need asjad tulevad sealt, võib-olla seda ei ole oluline teada, aga et kõik need väiksed asjad, mida me ka lapsena kogesime, kujundavad meid täna, on ju. Uuri välja, kuidas sina tunned ennast enda poolt kõige armastatumana, mida tehes. On need kingitused, kvaliteetaeg, mingite asjade tegemine iseenda jaoks, mis 5 oli? Füüsiline puudutus, on ju. Et enne, kui me ootame partnerilt neid asju, me võiks või peaks ju suutma neid ise täita ja mis juhtub, kui suhted lähevad lahku, ma hakkan nüüd endaga tegelema. Aga mis see suhte ajal endaga ei tegelenud? Ma ei saa aru, miks peab suhtest ära minema selleks, et endaga tegeleda? See peaks olema kohustus suhte ajal, mitte et ma nagu põgenen teise inimesse, vaid see, et ma hoolitsen enda eest ka siis. Ja siis ilmselt see partner hoolitseb ka minu eest ja partneril on ka ju vastutus enda eest hoolitseda suhte ajal. Et miks me nagu arvame, et suhtes olles nagu peaks end nagu käest laskma või enda eest mitte hoolitsema, et kas see ongi see, et me anname nagu teise inimese peale vastutuse, sina nüüd hoolitse minu eest, mina ei pea midagi tegema, on ju.
et see on üks asi, mis minu meelest suhted ära ka lõhub, et ongi täpselt, et ma ootan, et keegi teine täidaks minu vajadusi. Ei, noh, proovi seda teha suhte jooksul, proovi, et sa saad trennis käia, et sul on rutiinid, et sa teed mingeid tegevusi, et sa võtad aega sõpradega olemiseks. Et see ajakasutus määrab väga palju, et kui ma võtan piisavalt aega endale, oma sõpradele, oma hobidele, et see ongi ju see, et ma elan, et mul on enda isiklik elu väljaspool suhet ka, et kui see suhe puruneb, siis minu maailm ei lagune nagu, no ilmselt ta ikkagi laguneb nagu 1000 kildudeks mingis mõttes ja kõik rutiinid saavad rikutud, aga see, et see endaga kontakt säiliks. Ja see ongi võib-olla see kõige keerulisem asi, mida teha, kui kellegiga koos oled, elad, et iseenda keseme säilitamine ja et ma teen enda jaoks asju ka suhtes olles ja et ma julgen välja öelda oma soovid, oma päris soovid, mida ma vajan. Julgen rääkida oma tunnetest, kui ma tunnen halvasti, et ma ei peaks oma partneri mingisuguseid tundeid kogu aeg kaitsma, on ju. Et ma ütlen välja, kui mulle tegi midagi haiget, et ma ütlen välja, kui minu piire ületati, et ma ütlen välja, kuidas ma tahan ja kuidas mulle paremini meeldiks. Kui meil ei ole see hea suhe iseendaga, siis me oleme nii katki, et me kardame ka seda, et on nii suur hirm üksi jääda, et ma parem olen ükskõik millises suhtes, kui et olen üksi. Ja olengi võib-olla suhtes, kus mind halvasti koheldakse ja ma ei julgegi öelda, et mul halba või mulle miski ei sobi, sellepärast, et ma nii väga kardan, et partner läheb ära. Kuhu selline suhe saab? Selline suhe ei saagi olla ju tore ja ilus ja hea või rõõmus. Ja ka see, et suhtes kriisid, et ma tean palju paare, kus järsku ärgatakse üles, et issand, ma olengi elanud partneri jaoks ja ma ei olegi mitte midagi enda jaoks teinud ja ma olengi kogu oma maailma ehitanud partneri ümber. Kui sa sellest aru saad ja kui sul tekib kriis, siis see ei tähenda, et sa peaks ju lahku minema. Et kas suhet mitte ei tugevda see, kui me nüüd koos proovime nende uute teadmistega, et ma ei pea kohe lahku minema ja nüüd üksi olema selle jaoks, et ennast mingi korda teha. Ei, sa saad suhte ajal, lihtsalt see ongi sul, tuleb see lisakommunikatsiooni osa sinna suhtesse, kus sa räägid nii, ma praegu väljendan sulle ennast, sest ma tean, et ma ei ole seda varasemalt teinud ja lubada ka enda suhtel olla muutlik. Et ma arvan, et ma muidugi ei tea, aga ma arvan, et pikaajalised abielud võib-olla nii kõige paremini, kui nad on õnnelikud muidugi, et nad võiksid ju tehniliselt niimoodi toimida, et me saame üksteisele rääkida asjadest, mis meil on hingel, saame koos muutuda, lubame üksteisel seal suhtes muutuda. Et endale vastu tulemine ei pea ju peatuma. Suhted jõuavad sinna kohta, et kus me tegelikult tuleme ju kokku, et miks ka suhted lahku lähevad. Me tuleme kokku, ma ei tea, näiteks sellest, et ma ei tea, ma olen mingi katkine väike tüdruk ja leian mingi katkise väikse poisi. Me tuleme selle energia pealt nüüd kokku, et mina olen tühi, sa täida mind, tema on tühi, et ma täidaks teda, on ju. Ja nüüd ühel hetkel, kui me oleme võib-olla seal suhtes kasvanud ja arenenud ja jõudnud selleni, et okei, et mina nüüd täidan oma vajadusi ja sina nüüd täidad oma vajadusi, et mis meid nüüd ühendab? Ja siis sa peadki leidma mingid uued asjad, mis teid nüüd ühendab paarina, mis teid nüüd edasi, et see, mis tõi meid siia, ei ole enam see, mis meid edasi viib. Et see, mis suutis meid aasta koos olema panna, ei ole see, mis meid 5 aastat koos hoiab, on ju, ja 10 ja 20 ja 30. Samamoodi nagu, ma ei tea, oma äri kasvatamisega, et see, mis tõi sind nagu, ma ei tea, 1000 euroni, ei vii sind 10 000 euroni ilmselt, ja see, mis tõi sind 10 000 euroni, ei vii sind ilmselt 100 000 euroni. Et täpselt samamoodi, et see lubada endal olla ka suhtes muutlik, et ei pea olema nii katastroofiline, et need suhted peavad nüüd kõik lagunema, kui sa teada saad, et oi, ma ei armasta ennast või oi, nüüd ma pean kindlasti üksi olema, ei pea. Et ma arvan, et meil on ühiskond andnud mingid rumalad reeglid, mille järgi me peame elama, mille järgi me peame suhtes olema, kuidas me peame kindlasti koos olema, kuidas on õige koos olla, milliste reeglite järgi, on ju. Et visake need fucking reeglid prügikasti, mis kuradi reeglid, me oleme nii erinevad inimestena, et ei ole ühtset õiget ja valet. Ja teine asi, lõpetage palun nõu küsimine. Päriselt, lõpetage inimestelt nõu küsimine, sest me alati teame, mis on meile parim. Ja siis on pärast ülihea süüdistada, näe, sina andsid mulle halba nõu, sina vastuta, on ju. Et see ka, et meil ei ole mitte kunagi vaja teiste inimeste nõu tegelikult mingite otsuste langetamisel. Muidugi on tore, muidugi nagu arutlege ja põrgatage neid ideid, see on täiesti okei. Aga et mitte keegi ei tohiks sulle tulla ütlema, et milline sinu suhe peaks või ei peaks olema, kuidas on õige ja kuidas on vale, siis seda ei ole olemas, kokkuvõttes kõik on kogemus. Punkt.
Et see, et sa olid võib-olla väga halvas suhtes, see on sulle kogemus, et järgmise partneri valid sa teistmoodi või et et meil on nagu mingi illusioon, et me jõuame kuskile, siis me oleme ideaalsed, et ei, et elu käib praegu. Et ka inimesed, kes elavad väga tulevikus, et kui ma täidan selle eesmärgi, vot siis ma teen seda. Ei, elu on praegu ja siin. Praegu selle tegevuse tegemine, see ongi elu, mitte see, et ma jõuan kuskile, teenin, ma ei tea, miljoni ja siis olen nagu tehtud ja nüüd olen õnnelik. Ei, et me lubame oma elul tihti nagu eest ära joosta, sest me elame nagu mingis illusioonis, ei ole kohal, oleme tulevikus, oleme minevikus. Et see kohale jõudmine on meile nagu nii keeruline, et meil on telefonid, meil on telekad, meil on mingi nii palju nagu müra ja et me ei kuulegi, ei oskagi nagu olla hetkes ja meile surutakse, kuidas kogu aeg peab mingi tamp taga olema, ei pea. Et ma olen nüüd teinud jälle seda, et ma iga hommik enne kui ma midagi teen, ärkan, pesen hambad pesen ära, vähemalt ärkan ja telefoni ei vaata, lähen istun maha ja joon teed. Ja no mingi 30-40 minutit, sa võid seda ka 20 minti teha. Lihtsalt see, et ma olen vaikuses, oma mõtetega, kuulan, mis minu peas toimub, kuidas ma end tunnen, enne kui ma võtan kätte mingit telefoni ja siis vaatan sealt kellegi Instagramist, mis nad teevad või vaatan mingid uudiseid või loen mingid töömeile, mida ma kohe pean tegema hakkama, on ju seal to-do listis. Et see, kui palju muudab päriselt ka nagu istu maha 10 minutit iseendaga. Ja saad aru, sa oled juba lähemal endale kui ükskõik millise mingisuguse 500 eurose mingi kursusega. Istu maha, kuula ennast, see on nii lihtne, see on tegelikult nii lihtne nagu. Ja ongi, me väldime ennast, mina sain ka aru, et ma tegin seda pikalt ja siis ühel hetkel ma enam ei teinud ja ma sain aru, et miks ma seda ei tee, on sellepärast, et ma väldin ise ennast. Ma ei taha, kui minul on kõik vastused minu sees olemas, siis ma ei tee seda. Miks? Ma ei taha teada vastuseid, ma ei taha praegu midagi muuta, ma ei ole valmis praegu midagi muutma, ma ei ole valmis sellele otsa vaatama, ma ei ole valmis nende tunnetega tegelema ja siis ma väldin ja siis tulebki mängu kõik see mingi, et reede õhtul lähed ja jood täis ennast, sorry, nii on, või mingid nikotiinid või samamoodi nagu ma olen nüüd tänaseks olnud kas 1,5 aastat, et ma olin ikka väga pikalt tarbisin nikotiini, tegin selle peale lõpuks vist 2 konstellatsiooni ja siis lõpuks kuskil seal 1-2 jooksul jätsin nagu maha ja ei olnud enam mitte mingit probleemi, sest see on jälle mingi tühi armastuse auk või mingi tühi auk, mida me täidame, kuhu me paneme selle, et palun, et alati, kui on midagi välist, mis meid peab, olgu see alkohol, narkootikumid, suitsetamine, olgu see partner, olgu see liigne töötamine, olgu see, ma ei tea, armukesed, olgu see liigne trenni tegemine, olgu see ülesöömine, ükskõik mis väljast poolt, see alati täidab meie tühimikke meie sees. Julgegem vaadata neid tühje auke enese sees, sest siis ei ole vaja mitte ühtegi välist asja, et mida rohkem sa iseennast armastad, mida rohkem sa iseennast aktsepteerid, mida rohkem sa iseendaga kontakti lood, seda vähem on sul vaja kõike välist müra. Sind ei huvita enam need kaalulangetusreklaamid, sind ei huvita enam mingisugused imetooted, mis muudavad su elu. Seda ei ole vaja. Saad aru, et need kõik nagu mingid müük on üles ehitatud inimeste puuduste peale. Okei, see on ka positiivne, et kui on mingi innovaatilised esemed, mis teevad meie elu kergemaks, see on äge, on ju. Aga enamasti on, et näe, ma müün sulle midagi, mida sul ei ole, palun osta seda, on ju. Või ma ei tea, kas või shoppamine on samamoodi, ma täidan mingit kohta iseendast, et saada see mingi ajutine väike pauk ja siis pärast on tegelikult ju sama sitt olla kui enne. Vabandust väljenduse pärast. Ma olen täna väga toores. Andke andeks. Mul täna lihtsalt 0 piiri, täiesti ükskõik kurat. Ja taaskord see ei ole nagu kõige muutmine nüüd, kui sa saad aru, et sul on millegiga probleem, vaid juba see teadvustamine on nagu esimene samm, on ju. Ja rohkem me näeme, seda avaramad me oleme. Julgus näha enda mingeid pimenurki pidevalt, sest see ongi ju enesele elamine lõpuks. Ja täpselt seesama, et see, nagu ma rääkisin eelmises podcastis, ma ei tea, naiste kontrollimisest meeste üle, et jällegi, et see on selleks, et suhe saaks avarduda ja kasvada, siis see teadmine tuleb
ja sa teed midagi teistmoodi, et suhe saaks jälle kasvada, areneda teistsugusemaks. Võib-olla lasta siis, ma ei tea, mehel rohkem tegutseda ja olla lihtsalt mees, on ju. Et see kõik nagu see podcast, see on lihtsalt sinu avardumise eesmärgil, see on lihtsalt, et sa lubaksid oma pähe mingi muu võimaluse, et sa ei pea elama nii, nagu sa oled elanud, et kogu elu point ongi lihtsalt kasvada, kõik, noh. Ja kui sa oled mingites kasvukohtades kinni, siis on inimesed, kes saavad sind aidata nendest välja tulla ja ma võib-olla annan mõned põhjused või nagu asjad, mis selle taga võivad olla. Aga noh, tegelikult see on uskumatu, kuidas tänapäeva ühiskonnas me oleme nii nagu iseendast väljas nii-öelda. Ei julge enda sees ringi vaadata ja järjest enam muidugi ma näen, mis on nii äge. Naised rohkem, mehed võib-olla vaikselt tasapisi jõuavad sinna. Rohkem võiks olla mehi, kes teevad meestele asju, et nagu ma hea meelega hakkaks tegema lihtsalt nagu ma hea meelega nagu teeks mingeid asju meestele ka, sest mul vahepeal nagu nii kurb, kuidas ongi see, et naistel on 100 miljon kohta, kuhu minna, aga kuhu need vaesed mehed lähevad, kes ka tahaksid nagu kaasa areneda või kaasa jõuda, on ju. Et ei ole väga palju tegijaid Eestis, kes võib-olla mehi ka koolitavad, on ju. Et päriselt ka, et kui sa oled mees ja oled tundnud, et sa oled mingi teemaga pahuks, siis nagu reaalselt mu uksed on avatud, nagu mul on täiesti ükskõik sinust ja sinu nagu, et kui tegelikult mulle tundub, et meestel on see mingi teema ka, et kuidas mind nähakse või kuidas mind nagu perceive itakse või ongi siis nagu nähakse või kuidas ma tundun teistel, on ju, et see kuidagi hästi oluline on see pealiskiht, et milline ma välja näen või milline mu imago on ju. Et ma ütlen sulle, saad aru, ma olen näinud 100 inimesi nutmas nende aastate jooksul nagu teemad üle, mis võivad olla nagu, saad aru, ma ei saaks siin podcastis rääkidagi nendest teemadest, sest need on nii, ma ei tea, jäledad, jõledad või jõhkrad, mis nendega toimunud on ju. Mind ei huvita, no päriselt, mind ei huvita sinu nagu mingisugune, ma ei jäta neid asju nagu meelde või enda sisse või kuidagi, et ma vaevu mäletan mingid teemasid, millega nagu inimesed käivad, on ju. Lihtsalt ütlen välja, et võib-olla on oluline siia tulla, et mida need nagu mehed siis nii hullult nagu kardavad, on ju. I could care less. Et kõigil on nagu see, üleüldse teiste arvamustega on ka see, et sa arvad, et kõik midagi arvavad, aga kõik nagu muretsevad sellepärast, et mida teised nendest arvavad ja siis neil ei ole isegi aega nagu sind jälgida või sinu peale mõelda, et mida sinust arvata, nii et see on nagu nii rumalus ja see on nii kurb, kui nagu, ma ei tea, näiteks sinu areng või meeste areng jääks selle taha, et nad lihtsalt ei julgenud tulla nagu. Tulge ikka. Et need mehed, kes on käinud, mul on au, jälle ma räägin oma aust siin, et tõesti on hästi äge ja et kui nagu ületakse tulla ja et mehed on tihti sellised nagu, neil on vaja rohkem sellist rohkem hoolega läheneda nende emotsioonidele. Et võiks ju olla üks ruum, kus sa saad tulla ja lihtsalt koost laguneda. Ma arvan, et see on vahepeal tore, nii naised on seda öelnud, et kui hea on lihtsalt tulla kuskile, kus see ongi, ülipalju on seda, et lihtsalt nagu nutetakse ja ma ei saa aru, miks ma nutan. Et nagu nii kaua on hoitud üleval seda tubli tüdruku pilti ja ma ei tohi nutta ja ma ei tohi emotsioone välja näidata ja ma ei tohi öelda, mida ma tahan, sest äkki see käib kellegi teise vajaduste pihta. Aga et ma suurim hea meelega pakun ruumi, kus sa saad lihtsalt tulla ja olla rõve nagu tule ja nuta ja tule ja karju ja tule ja ropenda ja tule ütle kõik need asjad välja, mis sul hingel on olnud ja siis vaatame, mille taga see kõik on ja liigume eluga edasi ja kõik hästi ja ongi tehtud, Et tihti ei ole see ka nagu ühe korra protsess, et ma nüüd saan aru, et ma ei tea, ei ole enesekindel ja nüüd ma nipsust olen enesekindel, et paljud asjad on nagu muskel, mida peab treenima, et enesearmastus on muskel, eneseaktsepteerimine on muskel, enesekuulamine on muskel, et ma treenin seda, et iga kord, kui ma näiteks, mul tekib hirm ennast välja panna, ma ei tea, oma ma ei tea, kas või minul, et kui mul tekib hirm, et ma panen selle podcasti üles ja mida ma seal räägin ja kuidas inimesed minust arvavad, iga kord jälle nagu ma võtan vastu end sellisena, nagu ma olen ja ma armastan end isegi siis, kui ma midagi valesti ütlesin ja kui ma puterdasin ja kui ma ropendasin ja kui ma ütlesin nagu liiga palju, mida ma pean pärast seal postis välja lõikama, on ju.
et see ongi muskel, mida sa treenid ja see on okei, kui esimene kord ei tule välja ja kui ühe nurga alt tuleb ja teise nurga alt ei tule, et see minu meelest eneseaktsepteerimine on ka, nagu ma rääkisin eelmises osas sibula koorimisest, et see on samamoodi nagu, et siit nurga alt võib-olla võtan vastu, aga teise nurga alt no üldse ei suuda ennast vastu võtta või üldse ei suuda nagu aktsepteerida, et issand, ja kas ma olen rääkinud kadedusest? Kadedus on nii huvitav asi. Minu arust on kadedus varjatud iha. Kui ma olen kellegi, et kui sa hakkad nägema kadedust varjatud ihana, et ma ihaldan seda, ma ihkan enda ellu ka seda, mis sinul on. Ja see ei ole selline negatiivne, et vaata, et võib-olla inimene, kes näeb, on kellegi üle kade ja nagu negatiivses mõttes, siis see tähendab nagu seda, et sa ei suuda sa ei taha endale tunnistada mingeid asju. Et ma olen ta peale kade, et tal see asi on ja ta on ikka ilge nõmedik sellepärast, et tal on. No ilmselt see on see, et ma ei julge tunnistada, et mina ka seda tahan ja ma ei kuule enda soove ja ma siis pigem teen selle inimese maha, sest nii mul on endaga kergem elada, kui see, et ma võtan vastu enda sees selle kadeduse, on ju. Et seda tasub ka minu meelest jälgida, et mina olen avastanud, et kui on mingid naised, kelle üle ma kadedust tunnen, siis ma olen nagu issand, ma tahan ka seda saavutada, mida tema saavutas, või ma tahan ka seda asja, mis tal on, või ma tahan ka nii äge olla või nii ilus olla või et hakata märkama seda sellena, et see on lihtsalt märk sulle millestki, mida sa ise soovid saada, mida sa ihaldad, et endale ka enda nagu tõeliste soovide tunnistamine. Et see käib ka ju sellise enese armastuse juurde, ma arvan. Ja ma arvan, enesearmastus on ka enesele andestamine, et mul oli nagu natuke on keeruline rääkida mingitest asjadest, mida ma oma elus olen teinud, et kas või see alkoholi asi, et ma olen olnud üleliia võib-olla pidutsenud oma elus, et mis oli hästi huvitav, mis mul ühes konstellatsioonis välja tuli, et kui ma tegingi enese väärtustamise peale konstellatsiooni ja siis, et ma tundsin, et minu elus hästi paljud asjad peegeldasid mulle, et ma ei ole väärtuslik, et mulle öeldi mingeid negatiivseid asju, minuga hakati kohtlema imelikult, siis ma mõtlesin, et mis värk on, et nagu ma ei tunne, et ma mingi ennast ei väärtustaks, et mis toimub. Läksin konstellatsiooni ja siis panime kõik need hingeosakesed, et keda ma olen siis nagu ära kaotanud ja et ma olen kuidagi nagu kildudeks ja siis seal oli ka nagu üks osa minust, kes oli teismeline ja et ma võtan su vastu sellisena, nagu sa olid nende teadmistega, mis sa olid ja et ma mõistan, et sa ei osanud tollel hetkel paremini. Et endale enesele andestamine tegude eest, mida me oleme valesti teinud, kus me oleme mööda pannud, et me peame ka enda vastu samamoodi vimma, nagu me teiste inimeste vastu peame vimma. Et see enese vastu võtmine tähendabki seda, et ma armastan seda Elisabethi, kes oli mingi 16 ja tegi mingeid halbu valikuid ja valis enesehävituslikud meetodid selle asemel, et olla tark. No kust ma teadsin, keegi ei rääkinud mulle 16 aastat, mis sa loll oled, no kust ma sain selle teadmise, ei saanud. Et me ei saanudki olla targemad, nagu sa ei saa teada seda, mida sa ei tea. Ehk siis miks me piitsutame ennast asjade üle, mida me oleme teinud halvasti või valesti öelnud või no halloo, halleluuja. Et endal lubada elada, et lubada edasi liikuda, kui me oleme valesti teinud samamoodi. Et ka see on eneseaktsepteerimine, et ma annan endale andeks selle eest, mida ma olen elus valesti teinud, kuidas ma olen inimesi valesti kohelnud, kuidas ma olen halb inimene vahepeal olnud, kus ma olen teinud valikuid, mida ma täna elu sees enam ei teeks, kus ma olen teinud asju, mida ma täna elu sees enam ei teeks, kus ma olen öelnud asju, mida ma täna elu sees ei ütleks enam. Enesele andestamine, samamoodi selline vorm enesearmastusest, ma arvan. Et ma arvan, imestaksite, kui palju vimma me tegelikult enda vastu kanname, enda vanemate vastu kanname, lugude üle enda elus kanname, kus me tegimegi valed otsused ja täna see maksis meile nii hullult kätte. Et enesearmastus on ka endale andestamine nende tegude eest, kus me ei saanud teada paremini. See on selline ka ju, kuidas enesega hell olla. Ma arvan, et enesehellus on ka väga oluline. Ehk siis, kui palju sa tegelikult enda heaks teed, leia viis, kuidas sa tunned end kõige armastatumana. Võib-olla sinu jaoks on armastus see, kui sa lähed üksi kohvikusse. Võib-olla sinu jaoks on armastus see, kui sa ostad endale selle
mingisuguse kleidi või mingisuguse lipsukese kuskilt või mingi asja, mida sa oled kaua tahtnud. Võib-olla sinu jaoks on see, kui sa, ma ei tea, lubad endal lõõgastuda, lähed spaasse, ostad endale massaaži, näohoolduse. Et noh, kui me enda tassi ei ole täis, siis me ei saa olla ka nagu oma partneritele head partnerid, oma lastele head vanemad, et kõike seda. Ja noh, võib-olla miks on nagu oluline teadvustada on ka see, et me usu mind, me kanname kõik need asjad enda lastele edasi, nii nagu meile kandsid meie vanemad kõik need asjad edasi. Ja mida teadlikumaks me saame, seda lihtsam on meie lastel. Seega, kui ei taha midagi teha enda jaoks, tee oma laste parema tuleviku jaoks, kui see sind motiveerib. Aga jaa, ma loodan, et sa teed midagi, kus sa kuidagi elad rohkem iseenda jaoks. Aga ma arvan, et siinkohal tõmbakski vaikselt otsad kokku ja ilusat suhet iseendaga. Tšau!